hommikuprogrammis Totaalne ärkamine. Jõuluks koju 2011. Ja, hallo. Tervist, kes Kertu kuuleb? Ja, ma kuulen. Härra Uno siinpool. Oi, tere. Me oleme natuke selline kahestunud isiksus, täna väga bipolaarses tujus. Mina olen härra Uno ja minu kõrval istub härra Raadio. Milliseid soove me saaksime täita, Kertu? Ma tahaks oma õde jõuluks koju. Kus ta siis on? Ta on Amsterdamis, ta elab seal ja töötab. Miks just sinu õde Kadri peaks koju toodama Estonian Airi poolt? Meil on selline vahva suur pere, et Kadril on seda kodus ootamas 7 õde, 1 vend ja kaua oodatud õespoeg. Et teil on siis nagu 7 lumivalgukest ja 1 põielpoiss perekonnas. Koos Kadriga on 8. Jumal. Ja. Tervist, kas Marie kuuleb? Ja. Vaiko Eplik siinpool totaalsest ärkamisest ja minuga on ka minu sidekick Aleksander Ots. Tere hommikust. Ja, tere. Kuuldavasti on sul üks suur mure, millega meie saaksime võib-olla abiks olla. Ja ma tahaks oma kallist õde Iirimaalt koju. Miks sa seda nii väga igatsed? Tavaliselt õdedevahelised suhted on ju sellised, et ollakse kogu aeg mingite kampsunite või poiste pärast tülis. Ei, meil ei ole. Tere hommikust. Tere hommikust. Sellelt numbrilt on meile sõnum tulnud, et oleks kange soov üks eksinud poeg kaugelt koju tuua jõuluks. On õigus. Nimelt siis Uno raadiost helistame Eplik ja Ots siinpool ja kes teil täpsemalt, kus kaugel on? Tema on Berliinis, meil ta on abikaasa poeg Margus ja me väga tahaksime, et ta koju tuleks. Mis ta teeb seal Berliinis siis praegusel Ta hetkel? töötab praegu ja tal tuleb uue aasta esimesel päevadel kohe juubel ja ta pole 2 aastat me pole näinud. Nii et võib juhtuda, et kui tänaval kokku satuks, ega ei pruugi äragi tunda. No tunneme ikka ära, ta on isa koopia. Okei, selge. Ivar kuuleb. Tervist! Uno raadio tülitab teid siinpool varasel hommikul. Jaa, kuulan teid. Te olete meile sõnumi saatnud seoses sellega, et teil on keegi inimene, keda te tahaksite välismaalt jõuluks koju tuua. Kellega on tegu? Väga hea sõber Heino. Ja kus kohas maailma otsas ta siis praegusel hetkel viibib? Antud hetkel Brüsselis. Mis ta teeb seal? Otsustab Euroopa Liidu asju? Ei, meil juhtus selline imelik osi, et aasta tagasi 31. detsembril külastame sauna ja eelmine aasta juhtus selline asi, et panime ta vale lennuki peale ja maadustame nüüd Brüsselisse. Tahtsin ise nüüd tagasi tuua sealt. Okei, aasta aega on seal kuidagi oma linge sees hoidnud. Ja, tere. Tere hommikust, kas Sarita kuuleb? Ja, kuulen. Sinul on üks mure ja tundub, et me saaksime sulle mingil moel abiks olla. Ma tahaks imelisi jõule. Aga kuidas need jõulud imeliseks teha? Äkki me toome teile kuuse, võtame pudeli glögi kaasa ja teeme need jõulud imeliseks. No see on ka super, aga koos kuuse ja glögiga saab ka Kalli Ergo koju tuua. Kes see Ergo, tere, mul on tunne, et te olete enamad kui sõbrad. Ikka enamad kui sõbrad. Väga hea. Kui te olete enamad kui sõbrad, mida ta siis seal Norras teeb? Tööd. Mis tööd ta seal teeb? Ehita. Selge, aga kuna praegu on juba tegelikult tõenäosus, et teil tuuakse mees jõuluks koju, siis unustage see glögi ja kuuse jutt. No see lihtsalt väike nälja. Eplik hakkas kartma natukene. No natukene muretsema. Suur aitäh, Estonian Air ja kõik, kes mängust osa võtsid.